Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid. Tere! Enamasti on nii, et töövaldkonnas oleme kas kellegi juhid või siis kellegi juhtida. Ja päris kindlasti peame oskama hästi juhtida eelkõige iseennast. Tööelu saates räägimegi seekord, mida võiks juht teha, et tema meeskond tõhusalt töötaks. Mina olen Eve Kallaste ja stuudios on külas motivaatori asutaja ja koolitaja Kaido Pajumaa. Tere, Kaido! Tere! Kaido, missugune praktiliste väljundite leidmise koolitus sul siis järgmisena juhtidele tulemas on? Ma tean, et sa teed neid iga mingisuguse aja tagant. Ta on küll ju niimoodi septembris, detsembris, märtsis ja mais. Ja koolitus on tõesti selline päris elust enesest välja kasvanud, sellepärast, et umbes 10 aastat tagasi mind hakati kutsuma motivatsioonikoolitusi tegema, inspiratsioonikoolitusi tegema, sest ma olin lihtsalt selline enesearengu blogija. Ja tehes neid koolitusi tihtilugu hakkasid rääkima siis töötajatega, kes sinna nii-öelda tulid või mõnikord ka lausa saadeti, sest et ei olnud harvad tegelikult olukorrad, kus juht ütles, et ma ise ei tule. Tehke mu töötaja korda. Tee korda, jah. Et meil on siin probleeme ja suured motivatsiooniprobleemid või suhtlemisprobleemid, mul endal on vaja tööd teha, ma ise olen tööl, aga tulevad siis inimesed. Ja mina sellise noore koolitajana ega ei osanud ka ju midagi tarka selle peale öelda. Aga kui inimestega koolitusel rääkima hakkasid, siis töötajad ütlesid sageli, et ei, et töö mulle täiega meeldib, et mul ei ole üldse motivatsiooniprobleeme. Et see, mis nii-öelda motivatsiooni ära võtab või töörõõmu ära võtab, et see on pigem see, mis toimub seal ümber ringi. Meeskonnas võib-olla suhted. Või ka juhtimises. Ja seal hakatigi ütlema, et miks ennast juhti siin ei ole, et juht võiks ka peeglisse vaadata ja muidugi kuna juhti ei olnud, siis nad julgesid seda ka niimoodi öelda, aga enamusel kordadel ikkagi olid juhid ka kohal ja lihtsalt läbi nende koolituste hakkas teatav selline muster välja kujunema, et olid mingisugused väga-väga lihtsad tegevused, millele ka töötaja tähelepanu juhtisid, mis oli justkui juhil jäänud tähelepanuta. Ja hakkasingi neid kaardistama ja ühel hetkel siis paningi sellise algul poolepäevase, siis päevase programmi kokku, algul oli selle pealkiri mitterahaline motiveerimine ja tänaseks on ta siis tunnustavaks juhtimiseks saanud ja seepärast ongi hästi-hästi praktiline, et seal on konkreetsed tegevused, et mida siis juht võiks teha, mida võiks nimetada mitterahaliseks motiveerimiseks, et juhil ei kulu selle peale raha, aga samas töötajad seda väga väärtustavad. Juhil nii palju ta ikkagi peab pühenduma, et ta mõtleb läbi, mida ta töötajatel üldse võiks vaja olla, eks ole. Ega ta ei pruugi teada ju. Jah, seal ongi see asi, et nende aastate jooksul ma ei ole kordagi näinud ühtegi sellist pahatahtlikku õelat juhti, kes tõesti oleks hoolimatu või soovikski oma inimestele halba, aga seal on teatav selline kommunikatsioonibarjäär. On mingid asjad, millest räägitakse ja on mingid asjad, millest lihtsalt ei räägita. Ja kui töötaja ei saa aru, miks ta midagi peab tegema, siis ta võib tekkida tõrge. Näiteks see on üks asi, aga ka see osa, et ei teadvustata teise vajadusi. Ei osata vaadata justkui läbi teise inimese vajaduste ja kuna on mingisugused ebamugavad võib-olla teemad vahel, siis ongi niimoodi, et keskendume tööle, räägime tööasjadest ja need asjad, mis meid võib-olla mõnikord päriselt häirivad või see, mis meil on päriselt puudu, et selleks kohta ei ole. Ja selleks, see võib välja ütlemiseks tunduda mitte oluline või väike või liiga kõrvaline, aga tegelikult see mängib suurt rolli. Ja mõnikord ka ebamugav, sest et võib-olla juht ei tea, et mis sealt tuleb ja mida nad tahavad ja võib-olla see muudab juhi liiga haavatavaks, et võib-olla tahetakse mult midagi, mis mulle endale ei sobigi teha, ma ei olegi selline inimene. Mõned näited, et näiteks see sama küsimus, et mis sind palga kõrval motiveerib. Väga-väga suur osa ühiskonnast on ikkagi ju mõtteviisis, et ma käin tööl ainult palga pärast, aga samal ajal, ja mõlemad niimoodi väidavad, nii töötajad kui juhid. Et kui palka ei oleks, ega kes ikka tööle läheks. Aga samal ajal unustatakse ära, et palgapäev on 1 kord kuus, aga tööle tuleb minna 22 korda. Ja nüüd keegi ei loe päevi. Ja nüüd see 2 palgapäeva vaheline ala on tegelikult väga-väga oluline. See mõjutab, kui palju inimene tunneb ennast seal kaasatuna, tunneb ennast väärtustatuna, kui palju ta päriselt tahab pingutada, palju ta on valmis astuma selle mingi ekstra sammu ja see keskkond mõjutab ja juhtimisstiil mõjutab. Nii et, ja nendest asjadest ei räägita. Ja siis, kui näiteks selline tüüpiline, ütleme siis generatsioonide mõttes selline vanema põlvkonna juht mõtleb, et okei, meil on tööleping, see reguleerib meie suhet, ma maksan sulle ju palka ja siis aasta lõpus on arenguvestlus, kus me peaksime nendest asjadest siis justkui rääkima. Aga paljud teemad on muidugi nii, et nad kerkivad üles mingi periood ja siis nad vajuvad ära, et kas nad leiavad lahenduse või nad siis ei leia, aga nad seal aasta lõpus ei pruugi enam olla inimese jaoks võib-olla aktuaalsed või talle juba tundub, et mis ma enam sellest vanast asjast räägin?
Aga tollel hetkel see väga häiris näiteks teda, võib-olla see lahenduse jõudmine temani oli suhteliselt valulik näiteks. Absoluutselt. Ja arenguvestlus sa ei saagi ju aastat kokku võtta ühe päevaga. Ja arenguvestlus sellises nagu tüüpilises vormis on ikkagi mingisugune vormi või selle ankeedi täitmine ja siis juht paneb nii-öelda punkte oma, piltlikult öeldes punkte ja selle baasil teeb mingisuguseid järeldusi, aga see sellisele kaasaegsele, eriti nooremale põlvkonnale töötajatele ei sobi lihtsalt, et need tahavad koostööd, räägime, arutame pidevalt, mitte nii, et me päris asjadest aasta vältel ei räägi ja siis aastas korra saame kokku kuskil arenguvestlusel, nüüd räägime tõsistest asjadest, et see suhe ei soodusta sellist tüüpi nagu avatud vestlust, kui tegelikult seda ei ole kujundatud selle ülejäänud aasta vältel. Nii et selline ja see detsembrikuus see koolitus, mis sul nüüd tuleb, et millele sa seal siis nagu keskendud, et kas need ongi siis need põhiteemad, mis esile kerkivad juhtide jaoks? Jah, et selle päeva võib jagada tegelikult 8, et päeva esimene pool aitab lihtsalt enda jaoks ära kaardistada, et missugune on sinu tänane välja kujunenud juhtimisstiil üldsegi, sest et stiile on erinevaid ja laias laastus võib öelda, et on selline pime juhtimisstiil, mis tähendabki seda, et juht hästi palju keskendub tööle, ülesannetele, tulemustele ja ta jutumärkides on pime töötajate siis selle sisemise motivatsiooni, nende vajaduste, suhete arendamise selle osa peale, et ta eeldab, et kuna palka makstakse, tee tööd, mina olen pühendunud oma tööle, ole sina pühendunud ja siis kui on mingid probleemid, siis räägime. Aga see kaotab ära selle kontakti töötajatega, et igaüks on kuskil nagu oma maailmas teevad ja erilist sellist emotsionaalset sidet ei ole. Nüüd teine äärmus on jällegi selline meeldiv juht ja need on juhid, kes on sageli kasvanud välja näiteks meeskonna seest, ise varem olnud kolleegid ja nüüd on nad juhiks saanud ja nemad püüavad just kõike suhete kaudu, nende jaoks on need suhted kõige olulisem, ma tahan jätkuvalt sõber olla nende inimestega, ma kardan mingitest asjadest rääkida, kardan liiga nõudlik olla, kardan mingeid uuendusi sisse viia ja nüüd sellises olukorras järgmise tasandi juht hakkab vaatama, et kuule, et sa nagu tegelikult ei julge ennast kehtestada, sa ei julge võib-olla nõuda, aga selles samas meeskonnas võivad ka olla inimesi, kes tunnevad, et nende areng on tänu sellele natukene peatunud, kuna juht võib-olla ei tegele mingite probleemidega, ei tegele probleemsete inimestega ja jällegi hakkab seda motivatsiooni näiteks kaotama. Kolmas on kiretu juht, see on selline veitsa väsinud, võib-olla läbi põlenud ja ta ei viitsi kummagagi enam eriti tegeleda, tal ei ole endal ambitsiooni. Lihtsalt tiksub, et ta teeb minimaalse ära, et oma positsiooni nagu säilitada, püüab jätta mulje, et ta tohutult teeb, aga tegelikult kõik osapooled, nii tema tiim saab aru, nii tema enda juht saab aru, et tegelikult ta ei tee. Ja siis kõige paremas balansis on selline juht, keda siis sellises situatsioonilises juhtimise teoorias nimetatakse true leader, aga oma töös ma hakkasingi nimetama seda tunnustavaks juhiks. Ja see on siis selline juht, kes on ühelt poolt nõudlik, ta on nõudlik enda suhtes ja mitte ainult valdkonna mõttes, vaid ka juhina, küsib tagasisidet, arendab ennast juhina, aga ta on nõudlik ka töötajate suhtes, nii käitumislikkuse osas, tulemuste osas, meeskonna osas, aga ta saab väga hästi aru, et selleks, et see ühine eesmärk lõpuks saavutada, on vaja see meeskond kuidagi käima saada, need inimesed kuidagi motiveerida. Ja selleks on vaja hakata suhteid arendama teadlikult, paremini aru saada, kes on kes, kus nad tulevad, miks nad siin on, kuhu nad välja tahavad jõuda, selleks on vaja tagasisidet, selleks on vaja selliseid võib-olla avatumaid vestluseid ja ta hakkab süstemaatiliselt ka selle poolega tegelikult tegelema. Ja lõpuks ta avastabki, et ühelt poolt töö saab tehtud ja inimesed ka, nad on nagu huvitatud rohkem selle töö tegemisest, et see ei muutu nende jaoks ainult selliseks nagu isiklikuks tööl käimiseks, vaid tegelikult tekib see emotsionaalne sidusus. Ja vot see koolitus ongi esimeses pooles selline analüütiline, et juht saab endasse vaadata, kus ta täna näiteks on eelkõige nende 4 juhtimisstiili valguses ja siis teine pool on hästi praktiline, seal on 7 konkreetset tööriista, mis siis aitavad seda teha, sest et see teema on nagu abstraktne. Sa saad küll aru, et ma pean oma inimestega tegelema, aga mida ma teen nagu praktikas, et ma saan aru küll, mida ma Excelis teen ja mida ma klientidega teen, aga mida ma teen inimestega, ma suhtlen ju kogu aeg nendega, me oleme samades tubades, kogu aeg ju räägime, et mida veel. Ja otse mida veel ongi see lünk, mida me seal siis täidame, et mida sa võiksid teha, et kuidas need lisamotivaatorid välja selgitada, kuidas anda tagasisidet niimoodi, et tõesti inimesed ise on huvitatud sellest, et nad ei lähe kaitsesse, kuidas saada tagasisidet niimoodi, et tõesti see oleks sinu jaoks nagu kasulik ja väärtuslik, kuidas need kokkulepped meeskonnas paika panna ja kuidas neid tõesti teha niimoodi, et meeskond ka kinni nendest asjadest hoiaks. Seal on delegeerimise tööriist, seal on väga palju selliseid konkreetseid tööriistu, mis siis aitavad selle osa ellu viia. Mulle tundub, et juht peab ikka olema väga mitmekesine, et iga töötaja põhimõtteliselt räägib enda keeles ja juht peab ju kõigepealt ära mõistatama, et mis keeles ta üldse räägib, et kas mina ka seda keelt oskan ja kuidas meil siis õnnestuks omavahel selles keeles vestelda. Ja siis on veel mingisugune meeskonnakeel, eks ole, mis ka nagu tekib igas meeskonnas omamoodi. Et väga-väga põnev on see maailm. Ma usun, et see on juhtidele ka väga põnev.
see on põnev, aga see on ka väljakutsuv, sellepärast et olles ise omal ajal Hansapangas juht olnud ja pärast ehitusettevõtte juht olnud, ma mäletan, ma olin enne juhiks saamist väga palju justkui juhtimisraamatuid lugenud. Aga nüüd, kui ma hakkasin reaalselt siis nii-öelda juhtidega kohtuma ja püüdma neid toetada, siis ma sain aru, et ükski nendest raamatutest ei olnud, mida teha inimestega. Et kuidas inimesi tegelikult motiveerida ja jõustada ja võimustada. Ja näiteks üks Gallupi uuring näitas, et täna 10 juhist, kes täna juhina töötavad maailmas, 8 juhil tegelikult ei ole selliseid isiksuse omadusi, mis aitaks tegelikult nendel päriselt väga hea juht olla. Aga kas siin ei ole, just, aga kas siin ei ole natukene selles mõttes nagu käär, et väga hea inimene tihtipeale oma sisemiselt soovilt ei pürgi nii väga üldse selle juhi rolli poole? Et siin ongi nagu see konflikt nagu sisse kirjutatud, et juhiks tahab saada pigem teistsuguste omadustega inimene, kes siis peab hakkama õppima neid inimeste oskusi. Ja. See on ka üks teema, mida me seal vaatame ja ma nimetan seda spetsialisti lõksuks. Ja spetsialisti lõks tähendab seda, et üldjuhul ju juhiks saab keegi, kes on oma spetsialisti töös väga hästi hakkama saanud. Või kes väga tahab juht olla. Või ka tahab, võib-olla kes väga tahab, võib-olla temal on üldse mingisugune selline nagu veider motiiv, äkki ongi mingi võimujanu või midagi sellist, see on veel ohtlikum tüüp. Aga ma ütleks, et tüüpilisem on see, et on mingisugune vakantne koht, juhi koht organisatsioonis, kus me võtame juhi. Võtame Andres on ikkagi siin kaua töötanud, tema tunneb nagu valdkonna ja ta tõenäoliselt nagu teenib ära siis tulevase meeskonna respekti, kuna tema nagu tunneb seda asja. Ja nüüd Andres võib-olla saabki meeskonna juhiks, aga ta on võib-olla 10 aastat tõesti selles valdkonnas super hea olnud ja talle meeldib see spetsialisti töö, see mida ta tegi. Ja nüüd ta võib-olla juhiks saabki sellepärast, et ta mõtleb, et okei, saab mingeid suuremaid asju teha, saab veitsa võimu juurde, saab nagu realiseerida ennast ja see on äge ka ju, saab raha rohkem natukene ja hakkabki juhiks ja ta ise usubki sellesse. Aga tegelikult võib-olla ei vaata ta ka sel hetkel päris ausalt endale peeglisse, et mis tegevused ja ülesanded lisanduvad nüüd, kui ma juhiks saan, et okei, kui ma eeldan, et minu meeskond aitab mind alati, toetab, on nõus minuga, pingutab ja mina saan rahulikult nii-öelda oma seda peaaegu nagu varasemat tööd edasi teha, sest see osa oli see, mis mulle meeldis, mis välja kukkus, siis tegelikkuses juhtub see, et see meeskond ootab nüüd sellelt Andreselt kui juhilt mingisuguseid konkreetseid tegevusi. Ja kuna Andres tunneb, et kas tal ei ole väljaõpet või tal tegelikult ei ole ka selliseid isiksuse omadusi, siis see muutub talle koormaks, ta hakkab seda vältima ja meeskond tõlgendab seda, et Andres ei hooli, Andres ei sobi juhiks, aga tegelikult kui Andresega rääkida või kohtuda koolitusel, ta ütleb, et ei, ma väga hoolin, aga ei saa päris täpselt aru, mida nad ootavad, küsin nendelt koolitusel või kuskil koosolekul, nad ei räägi, püüan teha neid arenguvestlusi, mõned väldivad ja tekib jälle see küsimus, et mul on nagu hea inimene, ma nagu tahan tegelikult hea juht olla, aga mida ma nüüd nendega siis nagu reaalselt tegema pean? Võt see on see koht, mida ma nii tihti näen juhtidel ja seda ma püüangi tegelikult aidata, et mis on need konkreetsed tegevused. Väga põnev. Meil on 10 põhilist küsimust, mis juhtidel esile kipub kerkima ja võtame need küsimused nüüd kõik läbi, sest minu meelest on nad päris universaalsed ja nende teemade üle on huvitav, ma arvan, arutleda ja kaasa mõelda nii juhtidel endil kui tegelikult nagu kõikidel inimestel, sest eks nad ju hakkavad ka tõmbama paralleele enda töökohaga, enda juhtidega, kuidas neil meeskonnas asjad toimivad. Ja nii, esimene küsimus on selline. Mulle tundub juhina, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita. Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada? Ma arvan, et see on kõikide töötajate ja juhtide tõesti universaalne küsimus, sellepärast et see jutt, et inimesed ei tööta palga pärast, et see on nonsense. Loomulikult inimesed töötavad palga pärast, mida rohkem me palka saame, seda parem elu meil on. Aga ma kohe viskan vahele. Võib juhtuda nii ka, et see palk polegi nagu suurem asi, aga sa ei saa ära minna, sest see töö on tore, need inimesed on toredad, sa võid teha kodukontoris, sa ikka lähed kontorisse, sa tahad nendega kokku saada, mõnikord on tunne, et võib-olla siis tööandja on kergelt sul lõksu püüdnud selle toreda tööga, et ta ei peagi sulle nii palju palka maksma, sa nagunii tuled kohale. Vaata, kui sa niipidi ütled, see juba näitab, et järelikult selle konkreetse näite puhul juba on mingid mitterahalised motivaatorid nii tugevad, et sa väärtustad neid isegi võib-olla potentsiaalsest konkurendi rahalises mõttes paremast pakkumisest kõrgemalt, kui sa ütled, et jaa, et ma võib-olla kuskil mujal teeniksin rohkem, aga seal ei ole neid ja neid ja neid asju, võt need asjad ongi nüüd mitterahalised. Aga palju hullem on olukord näiteks nendel töötajatel, kes võib-olla teenivadki täna täiskoha eest 700 eurot
ja nad teavadki, et see ongi minu tase täna. Ma ei saa teha nagu ülisuurt kvantitatiivset hüpet, sest ma olen sellises sektoris, mul on selline haridus, mul on selline kogemus. Ja nüüd, kui sa oled sellise inimese juht ja kui sa ütled, et noh, tal on palk nii väike, ega teda need mitterahalised motivaatorid ju ilmselgelt ei huvita, siis tegelikult on täpselt vastupidi. Ta teab, et tema tase ongi täna 700 eurot ja nüüd, kui ta saab nii-öelda kauba peale ka kergelt sellise psühhopaadist juhi veel, kes võib-olla kamandab ja kärgib ja ülbitseb ja ei kaasa ja ei märka, siis see on ikkagi elulises mõttes päris ebamugav olukord. Sa töö juures tunned, et sulle ei maksta selle eest, sind ei väärtustata rahaliselt, sind ei väärtustata inimesena, see kandub üle tegelikult peresuhetesse, igale poole kandub üle. Ja nüüd küsimus ongi, et kui raha ei saa suurendada, et mida sa saad suurendada, siis enesemääratlusteooriast tulevadki sisse teatud tegurid, et mis on siis need asjad, mille kaudu juht saab hakata tekitama seda mitterahalist motivatsiooni. Ja kui juht võtab ja teadvustab seda ja hakkab konkreetseid tegevusi tegema, siis ka see 700 euro peal töötav inimene tunneb ühel hetkel, et okei, võib-olla mulle konkurent pakuks 750, aga ma ei tea, kas need asjad näiteks on seal olemas, kas mul on selline juht, kas mind seal väärtustatakse niimoodi, kas mul antakse seal selliste asjade üle otsustusõigust. Nii et see osa ongi see, mida tegelikult oleks vaja rohkem teadvustada. Kas ma loen sinu vastusest nüüd seda välja, et kui seda mitterahalist motivatsiooni nagu otsida, siis peab tegelikult nagu iga töötaja sisse vaatama, et mis see tema jaoks oleks. Ja siis vaatama seda meeskonda, et mis see nagu kogu meeskonna kui terviku jaoks oleks. Sest ilmselt need võivad olla nagu väga erinevad asjad. Absoluutselt. Selle kohta öeldakse niimoodi, väga hästi on üks tsitaat ühes raamatus, et keskpärane juht mängib kabet. Et kõik mängijad on ühesugused. Ja ta hoiabki oma töötajatest distantsi, mõtleb, nad on töötajad lihtsalt. Aga suurepärane juht mängib malet, et ta püüab aru saada, kes ta on, kust ta tuleb. Ja näiteks ka tunnustava juhtimise programmis esimene tööriist, mille juht seal omandab, ongi mitterahaliste motivaatorite kaardistamine. Kõigepealt ta kaardistab enda puhul ära, et mis on tema jaoks need kõige olulisemad ja kuivõrd need on täna esindatud töö juures. Ja täpselt sama tööriist on tal ka pärast oma töötajatega. Ükskõik, kas ta teeb selle grupis siis või ta teeb seda individuaalselt, aga tõepoolest tal on vaja teada saada, et mis inimesega on tegemist, sest et tal on vaja teada, mida ta väärtustab. Mulle näib, et praegusel ajal on selleks mitterahaliseks motivaatoriks väga paljude inimeste puhul, ilmselt tänu koroonale, on see võimalus distantsilt nagu töötada. Et kuidas sina näed, suheldes nii juhtide kui meeskondadega, et kas juhid nagu usaldavad oma töötajaid, et kas see murdepunkt on nüüd läbi? No siin saab tuua paralleeli tegelikult väga sügavast sellisest nagu inimpsühholoogiast, sellepärast et need 4 sisemist motivaatorit on tegelikult 4 ürgset inimvajadust, mida me ootame, et nagu täidetaks. Ja kuna me veedame töö juures 8, 9, 10 tundi, siis kui me tunneme, et töökeskkond neid rahuldab, siis tõepoolest inimene tunneb, et ta tunneb oma tööst rõõmu ja tahab pingutada. Ja üks nendest 4 on siis autonoomia vajadus, iseseisvuse vajadus. Kokku on siis neid 4, üks ongi kuuluvustunne. Miks see on ürgne? See on sellepärast, et me lihtsalt liigina tegelikult oleme kogu oma evolutsiooni käigus olnud karjana edukamad kui üksinda. Ja see oli ka põhjus, miks algul koroona järgselt kõik suure hooga kodudesse läksid, aga võib-olla mai lõpuks hakkasid tundma, et tahaks nagu näha inimesi. Ja nüüd ongi, kui sa lähed kuhugi tööle ja sa näed, et juht pingutab selle nimel, et selles meeskonnaks oleks hea turvaline olla, on kokkulepped, on koos tegemise rõõm, see on ülioluline väärtus. Teine ongi see autonoomia, nagu sa mainisid. Ja kui me räägime eriti nooremast põlvkonnast, absoluutselt see paindlik töökorraldus on nende jaoks kõige olulisem. Minu meelest nad ei lähe töövestluselegi, kui nad juba ette ei tea, et see on üks asi, mida ettevõte võimaldab. Ja kui juht ikkagi on näiteks nüüd natukene tagasi kukkumas sellesse vanasse mõtteviisi, et tööd tehakse ainult kontoris ja kui sa oled kodus, siis sa tõenäoliselt ei pinguta, siis see on nende noorema põlvkonna töötajate jaoks natuke nagu lugupidamatu. Sest et kui võib-olla see vanem põlvkond käis tööl töö pärast, palga pärast, siis täna me räägime Y-põlvkonnast, Z-põlvkonnast, ehk siis kõik, kes on ikkagi sündinud kuskil niimoodi alates võib-olla 85-ndast. Nemad tahavad ise midagi teha, nad tahavad saavutada, nad naudivad seda. Ja kui nad tunnevad, et on mingisugune kontrolliv juht, kes neid ei usalda, siis on nende jaoks tohutu suur demotivaator. Ja mulle näib, et nad paljud kipuvad juba selliseks mikroettevõtjaks või vabakutseliseks, et saavutada see juhiga võrdsem positsioon, et meie siin kahekesi teeme mingisuguse partnerluse või lepingu, et sa ei saa mind nagu kogu aeg ja jäävalt käsutada näiteks. Aga võib-olla nad ei peaks seda tegema, sellist endale ettevõtlusvormi, kui see juht annaks neile rohkem vabadust näiteks.
Jaa, sa toodki väga huvitava teema sisse, et need samad 4 motivaatorit, ma võib-olla loen lõpuni ära, et siis me saame korraks nendest generatsioonidest rääkida, et üks on siis autonoomia tunne, teine on kuuluvusvajadus, miks näiteks autonoomia on ürgne, kellel on väiksed lapsed, siis avastate, kuidas 1,5-aastased lapsed keelduvad, et ema näiteks neid riidesse paneks või et ema putru suhu paneks. Ja kuigi riidesse panemine tal endal võtab võib-olla pool tundi, samal ajal tahab kiiresti õue saada, aga programm on nii tugev, et see on ebaratsionaalne, aga ta tahab ja ta hakkab ise seisvuma ja see tegelikult jookseb täiskasvanuni välja. Me ei taha, et meid kontrollitakse, me tahame olla vabad. 3. on tähendus. Tunne, et keegi hindab seda, mida ma teen, keegi väärtustab, keegi saab sellest kasu ja nüüd, kui ma tunnen, et minu juht saab sellest kasu, ta verbaliseerib seda, minu meeskond saab kasu, minu kliendid saavad kasu, siis see on väga-väga suur motivaator ja inimesed tahavad selle nimel pingutada. Ja 4. on siis selline arengumoment või eduelamus või tunne, et ma liigun edasi, milleks eelkõige vajatakse tagasisidet. Ja nüüd sa tõid sisse paar korda just ka sellise võib-olla töötaja vaate. Täna on siis tööjõuturul 4 grupis olevad nii-öelda töötajageneratsioonid. Umbes 65. aastani sündinud inimesed liigitatakse siis babybuumeriteks ja arvestades siis nende võib-olla vanust, aga ka seda, mis ühiskonnas nad on üles kasvanud, nende jaoks on hästi normaalne see, et töö mõte on eelkõige palka teenida, päris elu võib-olla ikkagi toimub töö kõrval, et ma ei eeldagi, et tööst rõõmu tunda ja nii edasi. Ja siis X põlvkond on siis inimesed, kes on kuskil 65–80 umbes siis sündinud ja see oli selline natuke pintsak-lipslaste ajastu, nagu öeldakse, et selline edukaks saamine tähendas ikkagi jõuda positsioonile, kus sul on nii-öelda ülikond seljas ja valge kraed ja et see on nagu staatus, see on tiitel ja vot suures organisatsioonis ikka jõuda kuhugi on kuhugi tippu jõuda ja ma olen juht ja nurgakabineti. Umbes nii ja ma olin Hansapangas ja see oli minu esimene suur ambitsioon saada ikkagi juhi positsioonile, saada juhtide koosolekule. Et see oli minu jaoks tohutu suur samm ja ma selle saavutasin ja ma olin nii uhke enda üle. Kui sa täna räägid ühele võib-olla 25-aastasele, ta naerab su välja. Ja nüüd öeldaksegi, et järgmine põlvkond, kes on siis kuskil niimoodi 80-ndate algus kuni 90-ndate keskpaik, on siis Y-põlvkond, milleeniumlased, ja nende puhul ei ole iseenesest see tiitel oluline. Nemad tahavad midagi päriselt ära teha, nad tahavad saavutada see areng iseenesest. Ja nende arusaamine ka juhtimisest on hoopis teistsugune, et kui need 2 esimest põlvkonda on harjunud sellega, et on hierarhia, juhitakse ülevalt alla, käsuliin, siis Y-põlvkond ütleb, et ei, teeme koostööd. Ja istume maha, räägime, mitte see, et ma korra aastas arenguvestlusel saan mingisuguseid punkte oma juhilt, vaid et saame regulaarselt kokku, iga kuu saame kokku, räägime, arutame, kuidas mul läheb, kuidas sul läheb ja see on see, mis neid tegelikult sütitab. Selline töötaja, ma kujutan ette, on juhile päris suur väljakutse, sest et erinevalt sellest varasemast põlvkonnast, ta läheb ju kohe minema, kui talle juht ei meeldi. Nii ongi. Ja nüüd, kui sa paned see kõrvale juhtide põlvkonnad, keda on 3, sest et Y-i järgselt kuskil 90-ndate keskelt tuleb veel Z-põlvkond. See on selline tehnokraatlik põlvkond, hästi noored täna ja nende arusaamine edust on üldsegi tähendus, maailma muutmine, nad näevad, kuidas moodi idufirmad muudavad maailma, ma ei tea, Bolt muutis siin taksoturgu, TransferWise, tänane Wise muutis finantsturgu ja see on nende jaoks edu, et ma töötan ettevõttes, mis muudab maailma. Ja nende arusaamine juhtimisest on, me ei tea, meil ei ole juhte vajagi üldse, et me oleme ise missioonist inspireeritud, meil ei ole vaja kedagi, kes otsustab ja kamandab, et kui nemad satuvad keskkonda, kus keegi hakkab neid ülevalt alla juhtima, nad ongi kohe läinud. Ja nüüd sa tõidki sisse väga huvitav asja, kui mõtleme täna keskmise juhi peale, siis ta ei ole Z-is üldjuhul, ta ei ole kuskil 20-ndates, tihtilugu isegi mitte 30-ndate algus, aga kõige rohkem juhte on ikkagi võib-olla 30-ndate teises pooles, 40-ndates ja paljud näiteks Eesti ettevõtete asutajad 90-ndatest on ka täna veel juhid. Ja juhtimispõlvkondi ongi 3, esimene põlvkond on selline bosside põlvkond, kelle arusaamine ongi kogu sellest inimese keskest juhtimisest, et see on nagu jama, et mina maksan inimestele, see on ikkagi selline masinavärk siin, meil on struktuurid, värgid ja kogu selline mõtteviis, et sa pead inimestega tegelema, see on nende täiesti arusaamatu, et mis ma siin tegelda on, et see on töökoht. Nüüd ülemuse põlvkonnaks nimetatakse sellist juhtimist, kes küll saab justkui aru, et inimestega tuleb tegeleda, neid tuleb motiveerida, aga nende lähenemine on hästi reaktiivne. Umbes nii, et mul on uks lahti, kui sul on mingi mure, siis tule räägi ja kuna üldjuhul keegi ei tule, siis ta järeldab, et järelikult pole muret. Ja tema siis juhibki eelkõige läbi oma sellise positsiooni, et ma olen ikka juht, mina ütlen, mina otsustan ja nüüd see 3. põlvkond on siis proaktiivne juhtimise põlvkond, kus ei ole oluline ainult kliendi kogemus, sest et sellele teisele põlvkonnale on eelkõige oluline kliendi kogemus, aga 3. põlvkond hakkab tähtsustama töötaja kogemust. Ta saab aru, et mul on vaja häid töötajaid hoida, mul on vaja häid töötajaid leida. Töötajatel on üha rohkem valikuvõimalust, kuhu minna
ja ma pean looma nendele positiivse töötaja kogemuse, et me ei pea ainult mõtlema selle peale, et kuidas klient meie brändi tajub, kuidasmoodi klient meiega töötades kogemuse saab, vaid sama tähtis on ka see, et kui, ma ei tea, töötaja tuleb esimest päeva tööle, mida ta kogeb, kui ta esimest korda oma juhti näeb, mida ta kogeb, kui ta on esimesel meeskonna koosolekul, mida ta kogeb, et see oleks tema jaoks huvipakkuv ja sealt tekib tegelikult see isuga pingutada. No tegelikult on see ju selline loogiline jada, et kui töötajal on meeldiv töökogemus, siis sellest kujuneb ettevõtte jaoks ka see tulemus, et meeldiv kliendikogemus saab ka olema. Jaa, aga siin on see vastuolu selles, et see esimese teise põlvkonna juht ei taha tunnistada, et see seos on olemas, et juhtimisel on nii suur mõju sellele, et piisab ka sellest, kui ta juhib läbi protsesside, tema teeb nagu oma asja, töötaja tuleb, teeb oma asja, ta ei usu, et selle sideme loomine, see koostöö oma töötajaga ja nii-öelda partneriks saamine on nii oluline. Aga Gallupi uuringud näitavad näiteks, et see mõju on kuni 70%, et kuni 70% ulatuses määrab juhtimisstiil, kas inimene käib lihtsalt tööl oma tööd tegemas või ta päriselt pingutab, ta on paindlik, ta on huvitatud, ta on kaasatud. Ja vot see on see koht, mida natuke nagu üritame ka seal tunnustava juhtimise esimeses osas nagu kohale viia, et see lahendus on tegelikult juhi enda käes. Ja kui see klõks käib ära, siis teisel päeva poole on tööriistad on sellised. Ja tõesti tagasiside on niimoodi, et 80% ikkagi juhtidest vähemalt ühe nendest 7 tööriistast rakendavad ellu, nii et nad proovivad reaalselt midagi teha. No ega nad ju päris niisama ei tule, ikka tahavad midagi paremaks teha. Aga sa siin mainisid seda esimese emotsiooni või tunde või kohtumise olulisust. Võib-olla paljud ettevõtted tõesti ei mõtle selle peale. Aga mul on hea näide selle kohta, kuidas uus põlvkond kindlasti mõtleb selle peale. Mu tütar rääkis, et kui ta tegi keskkooli sisseastumiskatseid koolides, siis mitme kooliga ta jõudis ka vestlusvooruni ja ta ütles niimoodi, et ma valisin oma kooli tegelikult selle järgi, kus ma vestlusvoorul tundsin ennast kõige mõnusamalt. Ei olnud kõige olulisem see, et milline see nendest koolidest on seal tabelis. Ja. Või et milline on selle kooli lõpetamisel just see ülikooli sissesaamise protsent. Need on kõik tugevad koolid. Et see väike erinevus ei mängi nii suurt rolli, küll aga see, mis tunne selle kooli inimesed sinust tekitavad. Jah, täpselt nii. Ja ma arvan, et see on tööandjatega täpselt samamoodi, et kui sa lähed vestlusele, siis loomulikult sa märkad seda palka ja märkad töö sisu, aga lõpuks ongi küsimus, et mis sind tegelikult ees ootab ja tõenäoliselt ka see, kui palju ausust ja läbipaistvust sa sellel intervjuul näed, et kui palju nad julgevad ka rääkida nende probleemidest, väljakutsetest, mis sind ees ootavad, või sa näed, et seal on selline formaalselt kuiv, jälle mingid inimesed istuvad, panevad sulle punkte, küsivad mingisuguseid triviaalseid küsimusi. Ja see on vist asi, mis praegust põlvkonda nagu suhteliselt palju häirib, et keegi tuleb ja hakkab mulle hinnanguid andma, no kuulge inimesed. Ja. Aga huvitav on see, et siia sõites ma just kuulasin ühte podcasti ja väga palju räägitakse sellest viimasel ajal, sest et ei saa ka öelda, et see vanem põlvkond nüüd peaks justkui suu kinni hoidma, vaid eesmärk on, kuidas silda luua. Kindlasti, sest et tegelikult nende elukogemus on ikkagi täpselt nii suur, nad teavad nii paljusid asju, milleni nende noored töötajad jõuavad võib-olla alles 10-15 aasta pärast. Küsimus on see, et kuidas nad oma teadmisi kommunikeerivad. Ja vaata, siin tulebki jällegi ka kvaliteetne juhtimine mängu, kui sul on meeskonnas 50-ndates inimesed, kellel on oma väärtus, oma ressurss, aga samal ajal ka oma arusaamine töötamisest, töö mõttest ja siis sul tulevad 20-ndates inimesed peale, et kuidas luua nende vahel silda. Et kui sa oled nii-öelda see distantseerunud natukene ülemuse tüüpi juht ja kohtud nendega ainult tõesti koosolekul tööasju arutades ja siis korra aastas arenguvestlusel selle dialoogi sa ei üritagi tekitada, siis seda silda ei teki ei nende indiviididega ega ka nendel omavahel. Kui sa oled aga see juht, kes tõesti loob dialoogi meeskonnasiseselt üksteisega, aga ka individuaalselt töötajatega, siis lõpuks see sidusus tekib nagu. Ja mulle võib tunduda, mulle tundubki nii, et juhil on siin päris riskantne olukord, kui ta on distantseerunud, sest tema noorel tiimil võib tiimi sees tekkida oma liider ja need hakkavad elama täiesti oma elu, millest juht absoluutselt kõrvale jääb. Ja, mõnes mõttes ta võib seda karta, aga ta ei pea kartma, sest et võim on lõpuks tema käes. Et lihtsalt läheb, hakkab lammutama ja elimineerib, aga tõepoolest, et kui sa ei ole päris hästi kursis, et millest inimesed päriselt mõtlevad, mida nad asjadest arvavad, mida nad sinust arvavad, et jube raske on tegelikult ju juhtida. Eriti nüüd selle põlvkonnaga, kes on huvitatud oma arengust ja kes tegelikult oleks huvitatud selle töö tegemisest. Et seda kontakti sul ei ole lihtsalt. Just, aga läheme edasi järgmise küsimuseni. Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveeritum ja innustavam. Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada? Eks me oleme juba otsapidi selleni jõudnud ka, et kõigepealt katsu aru saada, kes sul seal töötavad üldse. Jaa.
ma arvan, et selles küsimuses on oluline ka ikkagi juhina teadvustada, et tema on selle meeskonna liider, talle on antud järgmise tasandi juhi poolt ka teatud mõttes nagu võim ja mandaat hoida see meeskond hästi toimivana, mis tähendabki kokkulepete kirjapanemist ja mitte ainult tööalaste kokkulepete, aga ka käitumuslike kokkulepete, teatud väärtustest rääkimist, aga mitte ainult rääkimist, aga ka tegelikult inimeste vastutavana hoidmist. Ja taaskord meil on koolitusel üks tööriist, tiimiraamat, mis aitab seda teha. Sest et kui sa lihtsalt räägid nendest asjadest, aga sa ei teadvusta, et sina oled juht ja sa lased nii-öelda meeskonda tekkida need alfad, kes tegelikult võtavad sotsiaalse võimu enda kätte, üritad mingeid asju teha, sa näed, et inimesed ei tule kaasa, sellepärast et sa ei julge sellele alfale võib-olla ka vastanduda, siis ilmselgelt lõpus sa näed, et kõik joonduvad selle alfa järgi. Kuigi võim on sinu käes, sina vastutad tulemuse eest, aga alfa teeb asju sellisel viisil, mis talle lihtsalt mugav on. Kuidas seda lahendada? Ja nüüd ongi see liidri positsiooni teadvustamine, aga ka konkreetsete tööriistade kasutamine. Järgmine küsimus siis. Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust. Kuidas ma peaksin sellega alustama? See on ju veider. Üks päev tuleb inimene tööle ja juht ütleb, et sa oled nii kõva mees ikka. Varem pole teregi öelnud õieti. Täpselt, ma arvan, et kõige targem on mitte alustada niimoodi, et sa hakkad mingeid triviaalseid komplimente välja mõtlema. Vaid see on nüüd seotud kõik need küsimused, mis sa tegelikult siin ka oled esitanud, on seotud nende samade 4 sisemise motivaatoriga. Eelmine oli seotud selle kuuluvustundega. See, et kari hästi toimiks, seal peavad olema oma reeglid ja karjajuht peab seisma selle eest. Nüüd see küsimus praegu puudutabki loe uuesti siis ma... Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust, et kuidas peaks sellega alustama? Jaa, et tunnustus selles kontekstis ei tähenda seda, et me vajame, et keegi meid kogu aeg kiidab ja komplimenteerib, vaid see vajadus on tunda, et keegi märkab minu panust. Jälle näiteks võtad lapse, 4-aastane laps joonistab sulle pildi, ma olen kodus testinud seda, ta tuleb selle pildiga, kui sa vaatad seda pilti 2 sekundit, ta ei jäta sind rahule. Kui sa vaatad 8 sekundit, ta jätab sind rahule. Ja selle 6 sekundi jooksul tema sees toimus tunne, et issi märkas ja sellest talle piisas. Ja nüüd tegelikult meeskonnas on täpselt samamoodi. Täiskasvanud inimesed ei vaja kogu aeg mingit kiitmist ja üldsegi mingit väljamõeldud komplimente, nad vajavad tähelepanu, nad tahavad tunda, et juht võttis mu siia tööle, ta märkab mu panust. Tähendab mingite pisiasjade verbaliseerimist. No vähemalt see on ka juba tore, kui juht tuleb koridoris vastu ja ei kõnni lihtsalt juhmi näoga mööda, vaid ütleb tere. Ütleme nii, et see on nagu elementaarne, et sellest isegi me siin ei räägi võib-olla. Jaa, aga sa ei tea. Aga võib-olla tõesti on see veel selle esimese põlvkonna juhi tase. Nii et pisikesed asjad, mida ma ka alati juhtidele ütlen, et hakka lihtsalt välja ütlema asju, mida inimesed juba teevad hästi. Mitte see, et nad vastavad sinu ootustele juba, lihtsalt maini mingeid asju ja sa näed, kuidas moodi asjad hakkavad juhtuma. Sest inimesed hindavad seda ja nad tahavad rohkem pingutada veel. Minule näiteks väga meeldib, kui meile ettevõtte lifti tulevad need kirjad, et mille poolest meie ettevõtteni ja meie inimesed nii ägedad on. Et see ka minu meelest nagu kuidagi suurendab seda ühtekuuluvustunnet, et me oleme kõik koos midagi hästi head ära teinud või korda saatnud. Või ka näiteks pisiasi, et me ju ei ole nagu tuttavad väga, aga sinuga suheldes tunned, et me oleme sõbrad. Ja kui ma seda ütlen sulle, et kuule, Eve, et sinuga on nii lihtne suhelda, et me kirjutame, me oleme samal lainel, sa helistad, sinuga on nii lihtne suhelda. Ma ei mõtle ju välja seda, see on ju reaalne asi tegelikult. Et seda võib öelda, et see on aus kompliment. Ja ma ütlen ju seda ja sa tunned, et tegelikult see on hea kuulda ja nüüd juhina samamoodi, sa ütled asju välja, mida sa näed, mida inimene teeb juba hästi. Ja inimene tunneb ennast väärtuslikuna, et okei, ma proovin neid asju ka veel hästi viisis teha. Ja sealt see efekt tekib. Nii. Minu tiimi liikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi, kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida. See on võib-olla ka natukene nagu erinevate põlvkondade puhul vist erinev natukene, et mismoodi sa lähened sellele? Ma arvan, et siin on kõige olulisem ära defineerida endale ja koos oma töötajatega, mis asi on hea töö. Selline triviaalne mõte, aga kas hea töö tähendab seda, et sa tuled kell 8, lähed kell 5 ära, või tähendab hea töö ka seda, et sa näiteks koosolekul mõtled kaasa, kui me mingitel olulistel asjadel räägime. Kas hea töö tähendab seda, kuidas moodi sa näiteks, ma ei tea, mingis kliendisituatsioonis käitud, ja need on need vestlused, mis on vaja paika panna. Aga väga tihti ka koolitustel, kui juhid räägivad oma probleemsetest töötajatest, kui ma küsin, et kas sa oled taga maha istunud ja rääkinud oma murest, täpselt nagu sa mulle praegu ütled siin. Ja ta ütleb, et no niimoodi ei ole, et eks ma arenguvestlustel ikka annan. Ja ma küsin, kuna arenguvestlus oli? No mingi pool aastat tagasi. Ma küsin, aga äkki saata kokku üks ühele? Ma ei tea, meil ei ole kombeks niimoodi, et me koosolekul räägime. Vaata, see ongi see, mida me terve esimese poole rääkisime. Kui sul ei teki selle kontakti, kui sul ei teki dialoogi, siis kuidas sa saad inimest üldse vastutavana hoida? Ta ei teagi, mida sa ootad.
ja vot sealt tekib tegelikult see sisu. Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised. Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata? No, igas meeskonnas on erinevad tüüpi inimesi, eks ole? Küsimus on, kuidas nendega hakkama saada, kuidas nendega käituda, kuidas nende keelt rääkima õppida. Mismoodi siis see käib, kui pead suhtlema negatiivse inimesega, pead teda ka motiveerima? No osaliselt on see ka eelmise punktiga seotud, sest et inimesed mõnikord on harjunud, et ma võingi teistele kehvasti öelda, ma võin järsult öelda, ma võin ignoreerida, võib-olla eelmine juht seda tolereeris, sellepärast eelmine juhtiski piltlikult öeldest oma kabinetist ainult e-kirjade ja Exceli kaudu. Ühelt poolt ongi ka selle hea töö defineerimise juures käitumised, suhtumised, et mida ma ootan juhina. Ja nüüd, kui on näha ikkagi, et inimene seda ei muuda, siis mingi aeg kindlasti tuleb tal anda selle kohta konstruktiivselt tagasisidet, milleks on omad tehnikad olemas, aga kuni selleni välja, et kui inimene ikkagi ei sobi, siis siin tuleb mõiste mängu, mida nimetatakse kultuuriline sobivus, selline cultural fit, et kui sa üritad luua meeskonda, kus on üksmeel, avatus, dialoog, ja see ei tähenda seda, et me probleemide ees silmad kinni pigistame, vaid me räägime asjadest, aga me räägime asjadest normaalselt, turvaliselt. Ja siin on keegi, kes plärtsub, pillub sarkastilisi kommentaare, kui sa püüad temaga konstruktiivselt rääkida, siis ta tegelikult ei ütle mitte midagi. Siis ühel hetkel tulebki endalt küsida juhina, et kas ma tahan sellist meeskonda, kas ma tahan sellist inimest meeskonda, aga alati tuleb inimesele võimalus anda, sest samal ajal äkki ta on väga väärtuslik inimene tehnilises mõttes. Aga lõpuni sa ei saa tegelikult seda tolereerida. Nüüd teine aspekt on siin, kui me räägime pühendunutest ja mittepühendunutest inimestest, siis sageli sellised kriitikud näiteks, kes avanevad koolitusel, nad räägivad täiesti õiget juttu. Ongi juhi enda poolt olulised asjad vaiba alla lükatud, meil on meeskonnas probleemid ja see ongi see põhjus, miks nad niimoodi käituvad. Kas see nende negatiivsus ja kriitilisus võib siis ka olla mitte üksnes isikuomadus, vaid mõnes mõttes ka nende peaaegu et lootusetuse tunne, et need muutused, mida meil nii väga vaja on, need ei tule ja sa lähed järjest tigedamaks, sest need tõesti ei tule? No, mina oma töös nimetan neid patoloogilisteks, et on nagu patoloogilised vastutöötajad ja siis on põhjendatud vastutöötajad. Patoloogiline ongi see, et oma isiksuse omaduste tõttu ükskõik kuhu ta läheb, ta tegelikult lõhub selle seltskonna ära. See on ka eraelus samamoodi, et läheb kuhugi sünnipäevale ja kohe on pingeruumis, sest et see, kuidas ta käitub, see, kuidas ta räägib, see on lihtsalt nagu teistele võib-olla ebamugav. Aga tõepoolest julgelt pooled sellistest kriitilistest inimestest on need, kellega rääkides sa avastad, et tegelikult tal on väga sügav iva sees. Et ta tahab tegelikult head, ta tahab ise õppida, ta tahab meeskonnale head, aga lihtsalt kas see keskkond tervikuna, juhtimiskultuur tervikuna on selline, et see on tema nagu reaktsioon juba. Võib-olla ta on varem öelnud leebelt ja taktitundeliselt ja see pole kuskile viinud. Ja sageli nad näiteks kirjutavad väga konstruktiivselt tagasiside küsimustikesse. Pikki kommentaare, aga sellele mitte midagi ei järgne. Juht isegi ei adresseeri neid näiteks asju. Ja muidugi mõnes mõttes võib öelda, et see on põhjendatud. Küsimus. Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on siis langenud. Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa? No, eks me sellest juba mingil määral rääkisime ka. No üks tehnika, mis on nüüd seotud selle eduelamuse ehk siis selle 4. sisemise motivaatoriga ongi kuidagi aidata muuta oma tööd natuke mõõdetavamaks, ehk siis ka mingid rutiinsed ülesanded, võib-olla teha mingid vahe-eesmärgid, mingisugused sellised vahe-verstapostid, mille kaudu. Oleks seda õnnestumise tunnet vahepeal, jah? Täpselt, et seda eduelamust, aga jällegi, kui sa ütled juhina, et sina tee seda, aga võib-olla inimene ise ei ole suuteline seda tegema ja lõpuks, kui inimene on alamotiveeritud, siis on juhi probleem rohkem kui tema probleem, sest tema käib ära, saab oma palga kätte, aga sina vajad tema pühendumust. Nüüd jällegi see dialoog juhiga, et sa tegelikult saad kokku. No Eestis on neid näiteid või üle maailma näiteks, kuidas moodi McDonald's siis ka inimene läheb tööle, tal on väga palju erinevaid tasandeid, just kui ta teeb sama tööd kogu aeg, aga tal on erinevad tasandid, ta saab erinevaid nii-öelda ränke või tasemeid juurde, võib-olla väike palgatõus, võib-olla väike mingisugune pagun piltlikult öeldes, tekitab inimesest tunde, ma olen jõudnud kuhugi. Ja ma väga tihti soovitan ja oleme mitmete organisatsioonidega teinud ka, võtadki väga lihtsa töökoha, jagad 4, ütled okei, siin on noor, siin on nagu arenenud, siin on vanem, kuidas me nad nimetame. Meister, vanem meister. Ja see töötab ülihästi, aga jällegi seda on vaja ette võtta ja sellega vaja tegeleda. See kõlab küll täitsa teostatavalt. Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga. Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna? No millised inimesed võivad olla kriitilised ja mis põhjusel, seda me juba võtsime teemaks, aga kuidas nad siis saada nagu sinna tiimi tagasi, et nad enam ei tunneks, et nad on kuidagi üksi ja ei toimi see asi?
Kõige olulisem samm on, ma arvan, siin tuleb mängu selline mõiste nagu haavatav juhtimine, ehk siis juhina kõigepealt tunnistada, et mul on probleem, sellepärast mulle tundub, et meil on kas siis inimesi või meil on sellega probleeme. Ja küsida täiesti siiralt, et mis on minu enda osa selleks on erinevad tagasisidevahendid, kuidas sa saad küsida, kui veel ei ole meeskond selles punktis, et nad sulle otsa ütlevad, siis tuleks teha seda anonüümselt, aga kõigepealt tuleb juhina näidata, et sa teadvustad seda ja sa ei arva, et see on ainult töötajate probleem. Et sa eeldad, et sinul oma osa selles, et me teeme siin koostööd ja üritame selle asja ära lahendada. Sageli see on minu ülesandeks, kui näiteks tellitakse meeskonnakoolitus. Ja ma üritan tegelikult täpselt seda teha meeskonnakoolitusel. Saada ruum turvaliseks, saada inimesed rääkima, et juht kuuleks, mis on ka päris probleemid ja anda pärast siis nii-öelda juhile konkreetne sisend, tee nüüd seda, nii et ma arvan, et see on ainukene viis, sest kui te seda ignoreerid või nii-öelda lahmides üritad jõupositsioonilt mingeid asju lahendada, siis sa ainult süvendad seda. Meie tiimis on meeskonna tunne täitsa kadunud, kõik ajavad oma rida. Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks? Siin tasuks kõigepealt jällegi vaadata kokkulepped, väärtused üle, kas need on üldse sõnastatud, kas me tegelikult julgeme üksteist ka hoida vastutavana, sest mille tulemusena kaob ära meeskonna tunne, on kas omavahelised suhted, lähevad viltu, ongi erinevad isiksused, lepitakse kokku, ei peeta kokkulepetes kinni, tekivad pinged ja selle mündi teine pool on töökorraldus. Et mõnikord näiteks sul on müügiosakond ja kogu tulemussüsteem on üles ehitatud individuaalsele tulemusele ja palk on seotud sellega ja samal ajal juht näiteks ütleb, et meil ei ole mingit meeskonna vaimu, ühiste eesmärkide nimel ei pingutata ja ma küsin, et mis see ühine eesmärk on, kas te seda mõõdate ka või? Ei, igal ühel on oma isiklik skoor, aga me ikkagi lõpuks peaksime aru saama, et see on ühine eesmärk. Nii et kui sul täna ikkagi tulemuspalk sõltub ainult individuaalsest sooritusest ja sa tunned, et tegelikult meeskonnas on ühtsusega probleeme, siis võib-olla tasub pool panna meeskonnapotist on tulemuspalk ja pool näiteks isiklikust. Aga väga paljud on ikkagi läinud niimoodi seda teed, et ei olegi enam isiklikku, vaid ongi tegelikult meeskonna tulemus ja selle baasilt tekib kõikidele tulemustasu, mis elimineerib ära juba sisse kirjutatud võistlemise. Sest kui inimesed võistlevad, siis mida iganes me välja räägime, kui me psühholoogiliselt võistleme ikkagi ja keskkond seda soodustab, siis on väga raske seda nagu ületada. Tead, mul täiesti teisest vallast tuli selle võistlemise ja individuaalse tulemusega üks näide. Nad on sellised poed, et kui sa lähed poodi, siis nagu sa saad kohe aru, et nendel müüjatel on individuaalne see müügiboonus. See on selline tunne, et ma jooksan kohe sealt poest välja, sest nad kõik kargavad sulle kallale ja hakkavad sulle midagi müüma. Ja ma niisuguseid poode, ma lausa väldin neid, sest minu meelest pole üldse eestlasele omane, et sulle niimoodi peale lennatakse kohe. Aga kui on selline ühtne tulemuste pott, seal on ka ju kindlasti omad ohud, sest näiteks mõned töötajad võivad tunda, et mis see paarsada eurot siia sinna see palk, et ma ei hakka rabelema. Mõne teise jaoks on see nagu väga oluline või ta on nagu loomult juba maksimumi pingutaja. Et siis tema võib mingi hetk hakata tundma, et aga minu najal kogu see kamp teenib siin. Et siin on vist ka juhil vaja kuidagi nagu reguleerida seda. Ja ütleme nii, et kui sa oled nagu tugevate liidriomadustega hea juht, siis sa juhid selle asja ära. Kui sa oled nõrk juht, kes tegelikult ei suuda nii-öelda seda coachivat ja inimeste keskset juhtimist rakendada, siis sul ongi lihtsam panna individuaalne sooritus, sest siis sa saad ka läbi Exceli juhtida. Excelis jooksevad tulbad, Maritulp, Panutulp, Marditulp ja siis sa saadki seda mõõta. Aga kui sa oled tugev juht, siis ilmselgelt see on jällegi see hea töö defineerimise küsimus. Kui me näeme, et osad pingutavad, osad ei pinguta, siis tuleb nende inimestega rääkida, neile selgelt ootusi väljendada, aidata neid, coachida neid, et tegelikult inimesed tunneksid, et nad tahavad pingutada. Kuni selleni välja, et kui keskkond on turvaline, siis inimesed julgevad üksteisele ütlema hakata. Et kuule, et see ei sobi, et ma lähen pingutan ja ma näen kõrval, et sa ei pinguta. Et see on jällegi tõesti juhis hästi palju kinni. Ja tegelikult ju juht võib välja vahetada need inimesed, kes üldse ei vaevu panustama. Ta võib, alati see ei ole nii lihtne, aga igal juhul lugematu hulk olukordi, kus juhid on venitanud sellega, kartes, et midagi läheb nihu, inimesed ei saa hakkama, aga ütleb, et nädalatega see, kuidas meeskond mobiliseerus, kuidas õhustik muutus, et ma oleks pidanud ammu tegelikult selle inimese välja vahetama. Et neid näiteid on väga-väga palju. Ja, nii, me hakkame oma küsimustega nüüd viimaste teemadeni jõudma. Ja küsimus number 9. Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks. Sooviksin rohkem ära delegeerida, aga kuidas delegeerida ja töötajatele vastutust ja iseseisvust kasvatada viisil, et see ülesõitmisena ei tunduks
Ehk siis see on see, et kui sa oled terve elu nagu lapsevanem teinud kõik asjad ära, sokid jalga pannud, on ju, siis mismoodi sa ühel hetkel ütled, et ise vastutad nüüd. Pane ise. Jaa. Pese ise puhtaks ka. See on nüüd seotud selle 4. motivaatoriga, iseseisvus, millest me ennem ka rääkisime, ja seal võib olla mitu põhjust, mis ma ise olen oma töös näinud. Üks põhjus, miks juht teeb ikka veel spetsialisti tööd, on see, et ta on spetsialisti lõksus. Ta on harjunud tegema, kui ta oli ise spetsialist, ta tegi kõiki protsesse punktist A punktini Z ja nüüd ta püüab vähemalt kursis olla kõikide oma alluvate tööga punktist A punktini Z. Ja pealegi ta ju teab nii hästi, kuidas seda teha ja ta tahab olla nagu selle juures, et kas teised ikka ka saavad aru, et kuidas seda detailideni teha, eks ole? Ja talle tundub, et ükski teine võte ei ole võib-olla nii tõhus, ehk siis tegelikult ta ei ole ikkagi oma rolli teadvustanud, et tal on vaja siit lahti lasta ja pigem jälgida neid protsesse, mitte neid protsesse ise kontrollida. Aga on ka teine tüpaaž, on autokraat, kellele meeldib tunne, et kõik käib läbi tema. Ja kuni selleni välja tuleb uus juht ja varem on olnud näiteks väga palju vabadust inimestel ja see on nende jaoks väga oluline olnud ja väga motiveeriv olnud ja nüüd tuleb mingi uus juht ja tahab nagu kõike kontrollida, tahab enda kätte kahmata, sest talle meeldib, kui asjad käivad läbi tema, kuni selleni välja, et pange mind, ma ei tea, siis tule räägi minuga läbi. Ja nüüd ka seal koolitusel on konkreetne tööriist otsustustahvel, kus sa saad hakata tegelikult situatsioonipõhiselt andma seda vabadust juurde. Mõnikord on vastupidi, iseseisvus on nii suureks läinud inimestel, et juht on pimeduses. Tehakse otsuseid juhi selja taga ja juht peab tegelema tagajärgedega, see on täpselt samamoodi ohtlik, sa pead leidma optimaalse tasemed, kus kohas läheb selles meeskonnas, selles valdkonnas iseseisvuse piir. Ja kui sa selle paika saad, siis saavad mõlemad vabadust juurde. Juht saab ajalist vabadust juurde, teised saavad otsustusvabadust juurde ja mõlemal on see motiveeriv. Aga ma kujutan ette küll, et kui inimesed, kellel on varem usaldatud seda, et nad saavad iseseisvalt teha otsuseid ja kui äkki neilt see võimalus ära võtta, siis nagu suhteliselt vähe on olemas veel asju, mis sellist negatiivsustunnet võiks tekitada töötajas. Absoluutselt. Ma arvan, et see on üks olulisemaid motivaatoreid. See on nii isiklikul tasandil, riiklikul tasandil, me tahame olla vabad ja me tahame ise oma asju terve see aeg, viimased 5 aastat ma olen osanud oma tööd teha, nüüd ma äkki ei oska. Jah, täpselt. Nii, aga läheme edasi. Ja viimane küsimus. 50 minutiga saame vast selle saate nüüd läbi tehtud. Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht. Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind autokraatse diktaatorina ei näeks? Otsa pidime selle viimase teemani juba jõudsime. Aga kuidas panna inimesed ennast kuulama? No siin tuleb sisse see võimu teema, et inimestel on erinevad tüüpi võimud, kui nad on juhina ja veel teravamalt see teema, mis tähendab võimu kuritarvitamist. Tavaliselt võimu kuritarvitamine tähendab võimu ületarvitamist, nagu me just rääkisime, sa võtad iseseisvust ära, võim käib sinu kaudu. Aga eriti esmatasandi juhtidel on palju levinum võimu alatarvitamine, ehk siis sa ei julge oma võimu kasutada, sa ei julge inimestele öelda, kui on vaja öelda, sa ei julge neid korrale kutsuda, sa ei julge otsuseid ellu viia. Ja tegelikult see ongi see koht, kus kohas juht peab õppima ennast natukene rohkem kehtestama. Ja sinna sisse tulevadki need tagasiside tööriistad, tulevad need iseseisvustööriistad, sest et kui rollid lepitakse kokku, ja on näha, et ikkagi inimene ei täida seda rolli, mis talt nüüd oodatakse, et ta peaks ise mingeid otsuseid näiteks langetama, ta peab rohkem vastutust võtma, siis jällegi juhina sul on vaja ennast kehtestada. Ja need tööriistad on olemas. Nii et see võimu alatarvitamine on tegelikult palju sagedasem, kui arvatakse. Sest et juht saab juhiks, näiteks ta on varem spetsialist olnud, nüüd ta juhib oma kolleege ja psühholoogiliselt see on väga raske samm, nagu et ma eile olin sinuga kolleeg, meil ei olnud üksteise üle otsustusõigust ja nüüd ma olen juht ja mul on õigus öelda, et kuule, et vaata selline käitumine tegelikult ei ole ikkagi päris nagu võib-olla oodata. No muidugi, meil on saade ikkagi nagu pikem, kui oleme kokku leppinud. Kui ebamugav see võib olla ja kui raske see võib olla. Äkki seniajani sa olid ikkagi emotsionaalselt ja psühholoogiliselt nagu grupiliider, aga nüüd tänu sellele, et mina olen nüüd meeskonna juht, ma nagu sain selle võimu juurde. Ja nüüd tihti juhtubki, et ei hakatagi seda võimu kasutama. Ja ülejäänud seltskond näeb, sai küll juhiks, aga ta ei julge tegelikult juhtida. Ta ei julge nende probleemidega tegeleda ikkagi. Ja ühel hetkel ongi nii, et sul on juht, aga tegelikult ta ei ole juht, et tegelikult juhib keegi teine. No selle praeguse teema ja üldse meie vestluse kokkuvõtteks on mul küll tegelikult niisugune tunne, et see juhtimise kunst on ikkagi üks väga-väga peen kunst ja et sündinud liidreid on ilmselgelt palju vähem, kui tahaks. Ja ülejäänud kõik peavad oma tööd õppima ja jätkuvalt ennast arendama. Üheks suurepäraseks võimaluseks on, eks ole, motivaatori koolitused. Kaido, mida sa teed? Millal sul järgmine koolitus on? Järgmine ongi nüüd 13. detsembril. Kõik on sinna väga-väga oodatud. Kui sa oled pikemalt juht olnud, see sobib sulle väga hästi just endasse vaatamiseks, uute tööriistade
lisamiseks oma tööriistakasti. Kui sa oled värske juht, see annab väga-väga hea raamistiku just selleks, et mida teha oma inimestega, et sa oma valdkonda kindlasti tunned väga hästi, aga mis on need praktilised sammud, mida tegelikult inimestega teha, et neid hoida motiveerituna, aga samas ka vastutavana. Suur tänu sulle, Kaido, ja Tööelusaade on selleks korraks lõppenud. Aitäh kuulamast ja uute kohtumisteni! Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid.